elas kord Eesti Kuningriigis rüütel nimega Martin, ma ei valeta kunagi, ainult kujundan tõde, Helmanson. Tema hobune oli nii väsinud tema jutust, et teeskles aeg-ajalt surnut, et mitte kuulda järjekordset loengut, kuidas kõik teised valetavad. Rüütli suurim vaenlane oli võlts uudiste draakon, kelleks ta nimetas põhimõtteliselt kõiki, kes talle vastu rääkisid. Kroonikad kirjutavad maagid, Turuplatsi külalegendi jutustajad, isegi külasepp, kes lihtsalt küsis, kas sa päriselt ka usud seda, mida sa just ütlesid? Aga siin peituski tragikoomiline saladus. Rüütli enda lossis töötas terve varjude kirjutajate ordu nimega uueduudised.ee, kes treis välja lugusid nii uskumatuid, et isegi muinasjutumeister ise mõnikord punastas. Kui keegi küsis, miks tema enda jutud lõhnavad rohkem fantaasia kui fakti järele, vastas Rüütel. See pole vale info. See on patriootlikult vürtsitatud fantaasia. Ühel ööl sattus Rüütel süngesse peeglite sohu. Iga sammuga kordasid peeglid tema hüüdeid. Delfi on fake news! Peeglid. Martin, sa kõlad nagu Trump, kes süüdistab teisi selles, milles ta ise süüdi on. Rüütel vihastas nii väga, et lõi mõõgaga peegleid. Ja peeglid naersid tagasi, sest klaas polnudki päris. See oli tema enda ego, mis oli muutunud läbipaistvaks nagu odav kristall. Kuningriigi targad ohkasid. Seda lugu on juba kuskil nähtud. Kas polnud Ameerikas üks oranži peaga karjuv jutuvestja, kes süüdistas kõiki valetamises, kuni ilmus välja tema enda muinasvalede koletis ja sõi ta peaaegu ära?